Tere siis minu poolt ka. Ma loodan, et kõik kuulevad ja jagan oma ekraani ka. Peaksite vist kõik nägema. Võtan siit kohe selle ette. Nii. Ja kuna ma siin vahetan mitme akna vahel, siis kohe andke märku, kui miski ei tööta. Aga hästi lühidalt endast ka, et töötan ise igapäevaselt siis Suttlemaa Aespaa lasteaias haridustehnoloogina. Minu põhitöökoht on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut, aga kuna ma olen väikelapsega kodune, et siis niimoodi väikse koormusega ma toimetan. Ja tohutu rõõm on just see lasteaia pool, et ma saan neid tegevusi, mida ma täna teile ka tutvustan, siis ise reaalselt kogu aeg lastega teha, testida ja katsetada. Et ei ole selline teoreetiline käsitlus, et kuidas võiks ja peaks ja tuleks, vaid ma püüan teile ka näidata nii-öelda seda köögi poolt, et kuidas seda siis teha. Kui näiteks rühmas on 22 väikest jõhvikat, et kuidas see kõik nii-öelda siis lasteaia kontekstis välja võiks näha. Aga teooriata ei saa, et ma natuke olen siia ikkagi seda sellisel kujul pannud, mis sunniks teid heas mõttes kaasa mõtlema ja ma kindlasti ka küsin seda teie käest ka, et ma püüan vahepeal siis selle esitluse korra siit eest ära panna, et näha siis kas teie käsi ja ka nägusi, et kes siis julged on, lükake kaamera sisse. Ja võib-olla see esimene mõiste, mis võiks siis meelde jääda, ongi sama sõna meediakasvatus. Tegelikult, kui nüüd guugeldama kiirelt asuda üldse selle koha pealt, et meediaõpetus, meediakasvatus või meediaharidus, või kui te olete kindlasti kuulnud ka mingeid teisi mõisteid, siis tegelikult Eestis valitsebki natuke võib-olla selline mõistete rohkus, osalt meie enda eesti keele eripära tõttu ja tõlkest tulevate asjaolude tõttu, aga ma ise eelistan lasteaia kontekstis kasutada seda meediakasvatust, et kooliõpetajad ja nii-öelda koolis tegutsevad inimesed võib-olla rohkem puutuvad kokku just selle meediapädevuse, meediateadlikkuse, meediataiplikkusega. Tegelikult oma olemuselt nad on samatähenduslikud, et kui ma räägin meediataiplikkusest või meediapädevusest, siis ma tegelikult võin ka tõmmata sinna selle võrdusmärgi, et ma räägin tegelikult sellest meediakasvatusest. Et võib-olla see sõna kasvatus on lasteaednikele palju omasem ja tegelikult ka võib-olla ka lapsevanemale. Ja meediakirjaoskus ja meediaharidus on nüüd need asjad, mis on nii kooli kui lasteaia ülesed samamoodi. Mida ma kindlasti tahaksin öelda, et see meediaharidus ei ole selline mõiste, mis on hästi akadeemiline ja saab toimuma justkui haridusasutuses, et meediaharidus võib olla ka kodus ja väljaspool lasteaeda ja kooli. Et see on selline... Kus see? Keegi tahab veel rääkida ja jagada, ma saan aru. Ja võib-olla kui see meediakasvatus lõhkuda siis kaheks, et mida tähendab meedia ja mida tähendab kasvatus, et siis mida teie võiksite siit täna kaasa võtta, ongi see teadmine, et meedia on need sidevahendid ja see sisu ehk siis pilt, uudised, reklaam, raamatud. Tihtilugu me unustame ära, et raamatud on samasugune meedia ja omistame võib-olla arvutile ja nutiseadmetele kõige suurema rolli. Et lasteaia kontekstis ma kindlasti soovitan mõtestada just seda trükimeediat, et ka see mõjutab meid ja üldiselt on see üks esimesi mõjutajaid. Siis kindlasti, et nende vahendite puhul me ei unustaks ära seda sisu. Et laps võib seda tühjaks saanud nutiseadet täiesti auto või peeglina kasutada, aga kui ta töötab, siis ta kannab endas mingisugust sisu. Ja teine pool ongi see sama kasvatus ehk siis see teadlik ja sihipärane protsess ja suhel, et lapse arengut siis suunata ja toetada. Ja midagi nagu keerulist tegelikult ei ole, et kui ta niimoodi juppideks võtta, siis ma usun, et paljudele ei ole siin midagi nii-öelda uut, et asi, millega juba varasemalt tuttav. Mis võib-olla
on oluline siin välja tuua just seesama, et me ei mõtesta seda meediakasvatust igapäevaselt, et me õpetajatena võib-olla teemegi seda aastast aastasse, aga me ei näe sinna taha, et see ongi see meediapädevus või et see ongi see meediakirjaoskus, mida ma lastel arendan, et ma tõstin ta siia ka välja, et tegelikult, et need ongi need oskused, teadmised, hoiakud, mis aitavad meil siis erinevates kanalites, on see siis televiisor, nutiekraan, et see teave, mis meieni jõuab, lasteni näiteks multifilmid, filmid, mingid lühivideod, seda kriitiliselt hinnata ja analüüsida. Kui me räägimegi nagu lasteaialastelt, et see kriitiline hindamine ja analüüsimine on sellised võib-olla hästi väljakutset pakkuvad sõnad, aga me lasteaias valmistamegi lapsi ette selleks, et nad ühel hetkel oleksid võimelised kriitiliselt hindama ja analüüsima, mis on valeuudis ja mis mitte. Ja need esimesed sammud me saamegi juba teha lasteaias, et hakata lapse tähelepanu suunama sellele, mida ta näeb ja kuidas ta sellest aru saab ja et me ei jää kinni ainult nagu sellesse tekstilisse meediasse, mis on raamatud ja sellised staatilised pildid raamatutes, vaid me võtame sinna juurde ka muu meedia, mis täna meie lapsi ümbritseb. Ja siia panin veel ühe sellise mõtte, et lasteaed saab suunata lapsi just läbi selle meediakasvatuse, et jõuda sellele meediapädevusele lähemale, aga et see ei saa olla eesmärk siis omaette, et lasteaia lõpuks on siis 7-aastane laps meediapädev. Et meediapädevust võibki vaadata kui elukestvat protsessi ja läbi meediakasvatuse me saamegi harjutada ja praktiseerida neid meediaoskusi, et see meediapädevus jõuaks meile nii-öelda lähemale ja meie sellele lähemale. Ja ma olen siia pannud ka teatud loetelu nendest meediaoskustest, mida saab lastes siis maast madalast arendada nii kodus kui lasteaias ja te võite selle pilguga vaadata, et kas need on oskused, mida sa täna juba oma laste puhul võid öelda, et jah, ma tegelen sellega, see on mul nii-öelda igapäevaselt või igakuiselt käsitlemisel, et see ei ole mulle võõras ja ma isegi oskaks tuua näite, kuidas ma seda teen. Et just see üks meediaoskus siis, et ma kasutan meediat teadmiste omandamiseks. Lasteaia tasandil näiteks kõige lihtsam viis, et ma guugeldan näiteks oma pere nime, et kui me räägime siin 5, 6, 7-aastastest lastest, et tihtilugu nad on väga osavad YouTube'ist leidma üles käpapatrulli videot või mingit muud meelelahutuslikku sisu. Aga kui sa palud tal trükkida enda perekonnanimi või eesnimi ja vaadata, et mis sealt Google'ist välja tuleb, et neid oskusi tal ei ole. Ometi ta on seal ekraani peal, tundub maru osav, maru kiire, teab, mis ta teeb, aga kui hakata tema oskusi selles osas suunama, et ta teeks seal nii-öelda eesmärgipäraseid tegevusi või et me näiteks vaatamegi koos, et ta tahab minna kinno saabastega kassi vaatama, et olgu, et vaatame siis kinokava, et kuhu me minema üldse peame. Ja siis ongi nii-öelda see esimene meediaoskuse ämber ees, et tundub, et need lapsed on seal nii osavad, nii tublid, nii andekad, aga tegelikult see on petlik. Et osavad sellised puuteliigutused ei tähenda seda, et see laps tegelikult teab, mis ta seal teeb. Siis just lugeda erinevaid meediatekste, et jälle, et see lugemine selles kontekstis tähendabki see, et me ei harjuta lapsi mõistma ainult seda muinasjuttu, mida siis mina vanema või õpetajana ette loen, vaid tegelikult lugeda ka neid pilte, sest et tihtilugu see kooli eelik, ütleme 6-7 juba vaikselt võib-olla veerib, aga näiteks see 3, 4, 5, kes lugeda ei oska, et ta loebki seda pilti. Ja ta teeb sellest pildist omad järeldused või ta kuuleb seda heli ja ta teeb sellest omad järeldused. Et tegelikult seda erinevate meediavormide lugemine on ka väga selline lihtne mõnus viis, kuidas lastega siis õppetegevusi lasteaias teha ja mul on siis ka mõned sellised praktilised näited, et kuidas neid meediatekste siis lugeda. See eristamine ja tõlgendamine just tegelikult lasteaia kontekstis jälle see, et mis on päris ja mis mitte.
et mis saab juhtuda ekraanil ja mida nagu päriselus selles mõttes olemas ei ole. Et kui me võtame multikategelased, et kas koertel saavad olla siis mütsid peas või sallid kaelas, et kas need tegelased, mis seal lendavad, kukuvad, sõidavad, et kas ma päriselt saan ka luua selga hüpata ja lennata. Ja eks siin tulevadki see nii-öelda tõlgendamine päris ja mitte päris. Eks see piir ongi selline tunnetuslik ka osalt, et kui me jõuame päkapikkude ja muinasjuttudeni, et jällegi, et mis on tõelisus ja mis mitte. Et tegelikult ei pea meediakasvatuse puhul nagu kartma seda, et ma just kaotaksin lastel lapsepõlve ära või teeksin justkui liiga sellega, et ma hakkan seda elu liiga realistlikult neile kujutama. Et lapsed on siin koha peal ka tegelikult väga loovad ja annavad väga hea sisendi selleks, et kuidas ja millist meediasisu siis nendega koos analüüsida. Käsitleda meediaseadmeid, et ma usun, et see ei ole kellelegi võõras oskus, et tegelikult, et kui me rühmaruumis mingisuguseid vahendeid kasutame, isegi kui need on raamatud, et meil on siis kokkulepped, et kuidas me käitume raamatutega, et kas nad lähevad riiulisse tagasi või jäävad vedelema, kas me tallume nendele otsas, et tegelikult kõikide nii-öelda meedialiikide ja vahenditega me teeme need kokkulepped ja nii nagu on rühma igapäevased kokkulepped, et me saame ka nii-öelda nende seadmete puhul need kokkulepped teha ja lapsed tegelikult peavad väga hästi nendest kokkulepetest kinni ja teinekord on pigem õpetaja see, kes unustab võib-olla selle seadme mingisuguse turvarihma kuhugi kinnitamata või ei hoia seda seadet nii nagu vaja ja lapsed kohe tuletavad meelde, et oi, et seda robotit või kaamerat ei tohi nii hoida. Enda väljendamine, et kindlasti selline eneseväljendamine meediavahendite abil on kindlasti laste arengut ja sellist loovust toetav. Kindlasti, et valida need sobivad meediavahendid ja sisu, et näiteks kui me läheme õue pildistama, GPS kunsti tegema, et mis on see kõige mugavam vahend. Samamoodi oma tunnete ohjamine ja tegelikult ka oma meediakogemustest rääkimine, et paljude laste jaoks võib see olla väga võõras, kui ta peab hakkama järsku rääkima sellest, et mida ta seal ekraani peal teeb, mitte see, et ta häbeneks, aga ta ei olegi harjunud, et keegi huvi tunneb, et mis on need tema meedialemmikud, et tihti, mida ma olen kolleegidega ka kogenud, et teinekord mõni kolleeg ütleb, et issand, et ma ei teagi, mis nad seal teevad, et kuidas ma üldse saan siis neid tegevusi lasteaias teha. Minu selline võib-olla tagasihoidlik küsimus on alati olnud, aga et miks sa ei küsi, et lapsed hea meelega räägivad oma meedialemmikutest, et siin võib-olla on ka see koht, et ma õpetajana astun ühe sammu lähemale ja tunnen huvi, et mis on nende meedialemmikud ja teinekord see on mulle endale lihtsalt üks lisatööriist, et kui ma tean, et mul on vaja rääkida sõprusest, armastusest ja hoolimisest, et ma saan selleks siis kasutada nende endi meedialemmikuid. Just see hindamine, analüüsimine, et me jõuaksime nende ettevalmistavate tegevustega sinna, et ühel hetkel, kui nad on koolieelikud ja kooli lähevad, et neil on oluliselt lihtsam seda meediasisu hinnata ja analüüsida, et need ettevalmistavad tegevused on juba alanud lasteaias. Ja tegelikult just, et meedia kaudu suhelda ja olla siis kogukonnas aktiivne kodanik, aga jällegi, et laste kontekstis see tähendab selliseid ettevalmistavaid tegevusi. Ja ma teekski praegu sellise, et ma lülitan siit korra ennast selle Teamsi vaatesse, et ma teid näen ka ja küsingi kõigi käest, et te saate anda, ma saan endale panna niisuguse vaate, et ma teid näen. Et selline küsimus, et kas keegi juba tegeleb igapäevaselt nende oskustega, mis siin just teil silme ees olid, et ma saan need korra uuesti siia tagasi panna. Et võib täitsa käega märku anda, et siin on niisugune koht nagu tõsta käsi, et ei pea hakkama siin mikrofoni sisse lülitama, aga kui ma panen endale nii-öelda selle korra jagamise maha, et kes saaks panna endale käe, et ta on nende meediaoskustega siis tegelenud, et ma tegelikult vaatan, et äkki ma saan ikkagi nii teha, et te näete neid ka, et piisab, kui sa leiad vähemalt ühe oskuse siit. Ma ei tea, Tiiu, kas sa saad mind aidata, kui palju teil on käed üleval, et kui ma õigesti näen, kas 10? Vaatan, kas ma saan kuskilt ka selle vaate, et ma näen kõiki. 12, tuleb sealt 13.
Okei, no vähemalt 12-13 inimest saab kohe varsti ka võib-olla jagada siis seda oma kogemust, et see minu sõnum on see just, et see meediakasutus ei ole midagi uut ja tegelikult me väga palju teeme seda, aga me võib-olla ei mõtesta seda sellisena. Ja panen siia veel nii-öelda viimase teoreetilise sellise mõistena just, et me vaataksime sellele meediakirjaoskusele ja nendele oskustele, mis ma siin ette lugesin, et see ei ole nagu ammendav nimekiri, neid on palju rohkem, aga need on need, mida võib-olla kõige kiiremini välja noppida, mida lasteaedades täna tehakse. Ja tegelikult just, et meediakirjaoskuse all mõeldaksegi seda võimet, et nii kasutada, analüüsida kui ka ise luua ja edastada neid meediasõnumeid. Ja see rõhk ja eesmärk ongi sellel, et lapsed mitte ainult ei kasuta ehk et ei tarbi ainult seda multifilmi, vaid et ta tegelikult ka mõtestab seda ja mitte ainult nüüd selles kontekstis, et keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, vaid tegelikult ka nii-öelda meedia küsimuste valguses, et ta saab ka meedia kohta midagi teada, mitte ainult mina ja keskkonna või keele ja kõne või matemaatika kohta. Ja kindlasti, et ka ise luua, et tegelikult sellised võib-olla meediakasvatajatest korüfeed ongi nagu öelda, ja mis mulle alati meeldib, ongi see, et me õpime seda meediat ise palju paremini mõistma, kui me seda ise loome. Ja nii-öelda edastada neid meediasõnumeid, on nad siis helifailid, on nad siis mingid väiksed animatsioonid, et täna ka üle Eesti lasteaiad juba teevad ja nikerdavad, et lapsed saaksid selle nii-öelda meedia loomise kogemuse. Ja tegelikult, kuhu me tahame jõuda, ongi siis selle kriitilise mõtlemise juurde, et mida ma täna ka näen, et võib-olla natuke palju oleme ka kinni jäänud nendesse vahenditesse, et just, et kuidas seda vahendit kasutada ja võib-olla selline üks müüt, mida ma olen kogenud nii oma tudengitega arutledes, lastevanemate kui ka kolleegidega, et just, et me ei saa meediakasvatust teha, sest meil ei ole lasteaias üldse mingeid vahendeid. Siis tegelikult meediakasvatust saab teha ilma igasugust digivahendit omamata. Ja põhjus on tegelikult ühest küljest positiivne, teisest küljest natuke võib-olla kurb, et meie lapsed kasvavad täna sellises keskkonnas, kus nad tulevad selle tohutu meediakogemusega lasteaeda. Ja mul ei olegi otseselt vaja ühtegi ekraani, ühtegi projektorit, ühtegi digivahendit selleks, et lastega arutleda selle üle, mida nad kodudes seal ekraanides teevad. Sest see kogemus, ma usun, et praegu võivad kõik käe tõsta, kes on lastega kokku puutunud, et need laste tänased mängud ja vestlused on väga palju meedia poolt mõjutatud, et need tegelased, need stsenaariumid, et teinekord tundubki müstiline, et millest see mäng või jutt käib. Ja tegelikult, kui süveneda, siis on üsna selge, et see mängu stsenaarium või need tegelased on alguse saanud kuskilt ekraanilt. Ja see teine oluline küsimus, et kõigepealt, et mis see meediakasvatus on, aga miks seda ikkagi lasteaias teha, et tegelikult ta võiks ju olla võib-olla sellised kaks suuremat argumenti, mida mina olen alati nagu kohanud, ongi, et lapsed on iga päev seal, et kodudes on liiga palju seda ekraani, et miks siis ma pean veel lasteaias seda ekraani ja digivahendeid ja robootikat tegema, et kodus on niigi üleküllastumine ja koolis tegeletakse sellega niikuinii. Et ma olen siia tõstnud siis mõned sellised seisukohad, ja see esimene ongi seesama, et see laps kasvabki ja kodus selles küllastunud keskkonnas ja tegelikult üha varem, et põhimõtteliselt juba alla-aastased lapsed puutuvad ekraanimeediaga kokku ja tegelikult esimeseks eluaastaks nad on väga aktiivsed meediatarbijad. Ja tegelikult öelda, et väiksed lapsed ekraani vahendusel ei õpi, on võib-olla liiga vägivaldne. Küsimus on jah, mida ja kui palju ja kui efektiivne see õppimine on. Aga tuleb arvestada sellega, et lapsed on väga osavad jäljendajad ja teinekord nad petavadki meid täiskasvanud sellega ära, et nad on seal ekraanil osavad. Ja jääbki mulje, et see ekraan on talle nii palju asju õpetanud,
aga et kui sinna taha hakata vaatama, ja süveneda sellesse, et kuidas see lapse juhendamine on, et siis hakkavad nii-öelda need vead sealt välja tulema. Mis võiks kindlasti siit teile meelde jääda, ongi, et meedial on mõjud ja võib-olla see esimene selline mõte, et meedia ei ole ei halb ega hea, et teinekord on minu hinnangul meedia digivahendid saanud nagu teenimatult palju peksa sellega, et digitehnoloogia on halb, see rikub ära meie noored. Sest kui sinna taha vaadata, et ega ükski vahend ega see meedia sisu ei õpeta seda last üksi või ei riku seda last üksi ära. Et tegelikult küsimus on selles, et mida see laps seal ekraani taga teeb, kui kaua ta seal on ja kas ta on seal üksi või teda juhendatakse. Ja minu palve võib-olla on ka, et sellesse meediasse suhtutagi selliselt, et see ei ole mingi asi, mis on tulnud meid hävitama või päästma, vaid et see on vahend ja tööriist vastavalt sellele, et kuidas me seda kasutame, et me võime seda kasutada kui sellist supervõimet ja kasutada seda enese arendamiseks, aga me võime seda kasutada ka vastupidiselt, ennast hävitavalt ja kui see laps jääbki selle nii-öelda meedia meelevalda, kus teda ei juhendata ja seda kasutust ei piirata, et siis need tagajärjed on üsna nukrad. Mis ma veel just inimarengu aruandest, mis nüüd välja tuli, ka välja noppisin, et mida me täiskasvanutena kindlasti püüame hästi palju teha, kellel on see kogemus, see päris ja virtuaalelu, et me püüame neid kuidagi lahterdada, et ise seal vahel balansseerida, et siis tänaste laste jaoks eksisteerib ikkagi see üks ainus elu, et lihtsalt see meie elu on tehnoloogiast hästi palju mõjutatud ja ka vahendatud ja nüüd me ise oleme need, kes seavad need piirid, et kui palju ma lasen tehnoloogial siis oma elu mõjutada. Ja tegelikult võib-olla see sõnum õpetajatel ongi, et ka vanemaid julgustada, et mitte niivõrd keskenduda sellele, et kui kaua laps ekraani taga olla võib, vaid just, et mida ta seal teeb, et kas see ekraan on lapsele antud lihtsalt selleks, et vanemal on lihtsalt vaja 10 minutit, et söök ette valmistada, pesus käia, et see seade on see 10-15 minutiline lapsehoidja või ta on 2-tunnine lapsehoidja. Et võib-olla see näide, et vanaemaga videokõne tegemine tund aega võib olla last vägagi arendav, aga 2 tundi Võrru sõita või 3 tundi autoga Võrru sõita ja lapsel on ligipääs seal tagaistme peal 3 tundi YouTube'ile ja mis iganes veebisisule, kus seda ei piirata, ei kontrollita, et siis see ei ole lapse arengut soodustav. Et see küsimus ongi, et milleks me selle ekraani anname ja kui kauaks me selle anname ja kuidas me sealjuures seda last juhendame. Ja tegelikult, mis on oluline, ehk siis selle tehnoloogia kasutuse kõrval peab meie ööpäeva mahtuma ka piisav uni, toitumine, liikumine. Et ma toon siia ühe niisuguse elulise näite, et kuna mul endal kasvab kodus siis 5-aastane, 3-aastane ja 1,5-aastane, et siis me oleme selliselt teinud, et me teeme aeg-ajalt ekraanipaaste. Ehk siis, et kui me tajume vanematena, et see kodune ekraani kasutus on läinud näiteks käest ära, ehk siis me vanematena ise juba tajume, et on mingid tunnusmärgid lastel, mis hakkavad hästi palju ilmnema, näiteks, et koos mängimine ei tule enam nii hästi välja, omavahelisi tülisi on liiga palju ja võib-olla ka sellist kauplemist on liiga palju, et see on meile kui vanematele signaal, et vaadake ekraaniaeg üle, et kas on läinud liiga palju, liiga tihti ja tegelikult, mida me nüüd avastasime viimase ekraanipaastuga, oligi see, et lapsel ei ole vanema jaoks aega. Ehk siis see aeg, mille laps veedab näiteks lasteaiast tulles ekraanis, on see siis multifilm, on see siis nutiseade, et see on tegelikult see aeg, kus ta võiks vanemaga kontakti luua näiteks, et kas ema teeb süüa, koristab, aga et ta on füüsiliselt ruumis olemas ja lapse jaoks ka olemas vestlustasandil, aga kui laps kulutab selle tund-poolteist ekraanis olemisele ja nüüd see laps sealt ekraanist kätte saada, et hakata neid koduseid rutiine tegema, siis laps vajab ka seda aega, et nüüd vanemaga uuesti see kontakt tagasi saada, aga seda aega enam ei ole, sest et tuleb söögiaeg, tuleb hambapesuaeg, tuleb magama mineku aeg. Et tegelikult, et võib-olla õpetajatele see sõnum, mida vanematele ka öelda, et just, et see lapse ööpäev
et küsimus ei olegi, et laps, ütleme, sellised terapeudid, psühholoogid, haridusteadlased on välja öeldud, et selline tund aega on selline maksimaalne aeg, mida laps võiks selle ekraani taga veeta. Mida vähem, seda parem, aga et kui vanem ise selle ööpäeva ette võtab, et mis kell läheb laps lasteaeda, mis kell ta sealt tagasi tuleb või kui on nii-öelda lasteaiavaba päev ja kui seal ööpäevas on 2 tundi ekraani, et kuhu jääb siis see minu ja lapse aeg. Ja tegelikult eriti väikelapsed, et nad vajavad seda vanema tähelepanu ja tegelikult ka selline kohanemine, et kui tullakse lasteaiast või koolist, et see koduga kohanemise aeg, et laps vajab seda aega, aga kui selle aja võtab ekraan ära, et siis ka sellised võib-olla konfliktid, tülid on ka lihtsalt tulema. Ja mida veel võib-olla, mis ma olen välja noppinud sellest teoreetilisest poolest, ongi, et lapsed kasutavad meediat noorest peale ja see ongi nende kasvukeskkonda iseloomustav selline nähtus, et seda tehnoloogiat nagu ära visata või ära keelata on täna võimatu. Samuti meedia tähendab laste jaoks erinevaid funktsioone, et ta on vahend õppimiseks, ta on meelelahutuseks, ta on ajatäiteks, tegelikult ka üksinda olemise hirmu leevendamiseks, seltsiliseks, ka eeskujuks, et nii-öelda neid funktsioone on erinevaid ja näiteks lastele on selline omane nähtus just, et fännata oma lemmiktegelasi ja mida ma ise olen näiteks kogenud, et kui tuli Baby High videod, et minu esimene laps oli siis 3-ne ja ta ei olnud seda näinud. Me ei olnud talle kodus kordagi seda näidanud ja ma ei teadnud, et ka keegi meie pere tuttavatest oleks näidanud. Aga ühel päeval ta tuli koju lasteaiast ja ta laulis seda nii selgelt, et ma sain nagu aru ja tegelikult teised lapsed õpetasid ja samamoodi, et kui ma uurisin, et lasteaias ka ei olnud näidatud, lihtsalt üks tüdruk laulis teisele tüdrukule ja lapsed püüdsid selle kinni. Ehk siis, et ka tänases nii-öelda haridussüsteemis ongi last keeruline kasvatada nagu meediavabalt, et isegi kui ma teen meediapaaste, ma kodus keeran kõik lukku, siis tegelikult ikkagi see kasvukeskkond, kus laps täna tegutseb, see on ikka meediastunud. Et ka mina võin lasteaias kõik lukku keerata kodus, aga teistes kodudes see ei ole lukus ja see tuleb ikka lasteni. Et see küsimus tegelikult ongi see, et kuidas ma õpetan oma last selles hakkama saama. Ja mõned sellised praktilised näited teile siia olen ma kokku noppinud, et kuidas siis seda meediakasvatust teha nii kodus kui ka lasteaias, mida ma ise olen siis teinud vastavalt rühma suurusele, et kuna ma töötan haridustehnoloogina, siis ma olengi rühmaõpetajaga kokku leppinud, et kas me teeme seda nagu rühmas, vastavalt laste arvule, et kas neid on seal 22 või 12 ja üldiselt ega see tegevus ei kestagi üle 10-15 minutit, et lapsed nad tüdinevad ära. Ja jälle, et kui neid on hästi palju, et nad ei jõua seal oma korda oodata ja millal tema saab rääkida, et siis näiteks ongi, et kui on neid seal 12, et ma olengi nad jaganud 6 ja 6 või 7 ja 4 vastavalt nii, et millised lapsed ma võtan. Ja siis ka, et kas me läheme eraldi ruumi selleks või siis rühmaruumis näiteks, et ühed on ühes pesas, teised on teises. Et jällegi, et selline assistendisüsteem või õpetajaabide süsteem väga soosib seda, et osad lapsed saavad siis olla assistendiga tegevuses, kui õpetaja tegutseb siis 6-ga ja siis näiteks vahetab. Et selline pesade süsteem toimib meediakasvatuse puhul nagu väga hästi. Ja panin siia ka võtmeküsimused, mida te saate ise siis ka täitsa spikrina kasutada, et mis teeb ühest tegevusest meediakasvatuse. Et tihtilugu me kasutame meediat selle jaoks, et midagi õpetada. Kas siis just, et keelekõne kohta, et laps õpiks uusi väljendeid, õpiks hääldama, eriti kui on muukeelne laps. Või just, et tutvustada loomi, linde, et pigem me oleme sellised eeskujulikud ja kaasaegsed digipädevustega õpetajad, et ma kasutan meediat ära selleks, et siis mingit valdkonda lastele tutvustada. Aga et see ei ole meediakasvatus, et kui ma võtan arvuti, projektori ja kuman lastele seinale pildi lehmast ja räägime lehmast, et siis ma lihtsalt olen innovaatiline õpetaja. Aga kui ma nüüd sinna selle lehma jutu juurde küsin vähemalt ühe selle küsimuse, et näiteks, kes võis sellest lehmast pildi teha, siis ma saan öelda, et ma olen nüüd tegelenud ka meediakasvatusega, sest ma suunan laste teadmist ja mõtlemist sinna suunas, et
et mitte me ei loe seal võib-olla neid lehma laike või ei vaatle mingeid suuruseid, et näiteks kui seal on ka vasikas kõrval, vaid et ma suunan laste teadlikkust sellele, et kes on näiteks selle pildi loonud, kus see fotograaf üldse oli. Ja näiteks kui laps selle pildi teeks, et kas see pilt oleks samasugune ja mis selle pildiga on tegelikult öelda tahetud, et nii või midagi on jäetud selle pildi pealt näiteks välja, et on pildistatud näiteks ainult lehma nina, et kuidas see üldse võimalik on ja kui suur on tegelikult lehm, et kas nii suur nagu see sein siin, kuhu ma olen projektoriga selle pildi kuvanud või kui ma näitan lastele näiteks seda hoopis nutitelefonist, et kas see lehm on reaalselt nii väike ja laps, kes pole elu sees päriselt lehma näinud, tal võib-olla puudubki see ettekujutus, et kui suur see leht tegelikult on, võib-olla ta ongi selline pisike nagu lepatriinu. Et siis ma saan öelda, et jah, ma tegelen meediakasvatusega, et mis võiks meelde jääda, et nende meediategevuste puhul, mida te täna ka ise, et kes käe tõstsid, ütlete, et jah, ma teen. Et mõelda ka seda, et kas need tegevused on sellised, kus ma saan küsida, et laps õppis selles tegevuses midagi ka meedia kohta või oli see puhtalt meedia kaudu õppimine. Et see aitab ka minul õpetajana natuke mõtestada seda, et kas laps midagi meedia kohta ka teada sai. Ja ma näitan teile ühte videot, et see on minu enda tütrest ja üks näide, kuidas siis meedia meid mõjutab ja mida te võite siis mõelda seda videot vaadates, et tal on ingliskeelne subtiiter all, et kuna ma seda ka oma Erasmus tudengitele näitasin, aga ma usun, et see ei sega, et te kõik kuulete seda eestikeelset juttu. Et see on üks näide sellest, et kuidas siis meedia võib lapsi mõjutada ja meedia, mis ei ole ekraan ega ka mitte mingisugune digiseade. Ainuke, mis selles tegevuses siis on digivahend ja digipädevus ongi lihtsalt see, et mina selle üles filmisin ja ta oli sunnitud nii-öelda kaamera ees esinema. Et lasteaia kontekstis ei ole vaja alati kõike nii-öelda filmida ja jäädvustada. Et mina olen seda lihtsalt teinud selleks, et oleks õppematerjal. Aga ma panen selle käima. Ma loodan, et te kõik näete. Autorist. Ja, kõigepealt vaata mulle kaamerasse ja ütle mulle autor. Ja siis... Autor Andrus Kivile. Ei olnud. Karl Eduard Sööt oli uuesti autor. Autor Andrus Kivile. Karl Eduard Sööt. Ma ütlesin Karl Eduard Sööt. Autor Andrus Kivile. Autor? Andrus Kivile. Autor Karl Eduard Sööt. Krokodil. Minda Nina Abrill. Meil oli kuulus. Poodil tegi palju ja saate kassa ja... Nii, et selline väike näide sellest, kuidas siis lapsi mõjutab, et öelda, et meedia mõjutab meid ja et see konkreetne tegevus oli siis emakeelepäevaks eelmine aasta, kus siis anti ülesanne, et laps loeks luuletust lasteaias, et kodus õppida luuletust ja et suuremad lapsed võiksid osata ka öelda autori nime. Ja mina muidugi sellise hakka emana mõtlesin, mis, et minu 4-ne suudab ka öelda autori nime. Ja võib-olla see sõnum õpetajal ongi see, et kui me räägime autoritest, et lapsed õpivad luuletusi, et selline luuletuste õppimine, esitamine lasteaias ei ole mitte midagi uut. Et seda tehakse kogu aeg, enamik lasteaia nii-öelda seda elu käibki rahvakalendri tähtpäevade järgi, et kui meil on emakeelepäev, emadepäev, isadepäev, jõulud, et kõik on seotud lauludega, luuletustega ja oluline siinkohal ongi näha, et tegelikult ma saan hakata laste meediateadlikkust kujundama juba lasteaias, kui ma palun tal meelde jätta ka autori ja ka ma räägin sellest, et kes see autor on ja miks ta üldse peab ütlema autori nime ja et kas tema saab ka olla millegi autor ja see ongi talle eakohane, et see oli lihtsalt näide sellest, kuidas lapse lemmiktegelane on Lotte, väga paljud raamatud, mida me kodus loeme, ongi Andrus Kivirähu kirjutatud või jutud ja me olemegi alati, kui me hakkame muinasjuttu lugema, siis nii-öelda arutanud, et kes autor on ja väga palju on jälle Andrus Kivirähk
ja kui me oleme ka Vikerraadio seda laste järjejuttu kuulanud, et seal on ka muinasjutud ja ka väga paljud on sellised lühijutud, jälle Andrus Kivirähk ja see on talle nagu kinnistunud. Ja kui ma nüüd soovisin, et ta mingi teise autori ütleks, kes on siis selle Krokodilli autor, et siis tema jälle ikkagi oma Andrus Kivirähuga, et lihtsalt üks näide sellest, et kuidas meedia meid mõjutab ja kui lihtne on lasteaias tegelikult seda laste meediateadlikkust kujundada, et kui jätta kogu see digitehnoloogia ära ja rääkidagi sellest, et teinekord võibki see sõna autor, autori õigus natuke lapsi ära ehmatada ja tegelikult pigem ehmatab ta õpetajaid ja vanemaid, et lapsed tegelikult saavad sellest väga hästi aru, et kui neile seda eakohaselt seletada, et võib-olla selle videos sõnum on ka see, et tehke seda edasi, kes on seda teinud ja mõtestagegi seda kui osana meediakasvatusest, et kui me räägime autoritest, miks on oluline autorid ära nimetada, tähele panna ja võib-olla selline üks hästi lihtne tegevus ka lasteaias tegemiseks, et kui nad teevad oma kunstitöid, et kui ma ühel hetkel vahetan laste nimed ära, et Mari ja Martini töödele panen meelega valed nimed, et mis tunde see tekitab, kui ma näen oma töö all hoopis Martini nime, et see ei ole ju Martini töö, see on minu töö, et mida jälle tunneb autor, kui tema nii-öelda õigusi rikutakse, et see on jälle selline hästi lihtne lastele eakohane viis rääkida sellest, et miks on autorid olulised. Nüüd teine näide, et kuidas seda visuaalset loo jutustamist siis sealt luuletustest ja muinasjuttudest edasi teha, mis on tohutu hitt lasteaedades, alati on see projektor, et ise seal oma 6 rühmaga ma olengi kogenud, et nii kui ma selle projektori käima panen, läheb üheks vehkimiseks seal ekraani ees ja miks mitte, et teinekord tehagi siis kogu õppetegevus selle ekraani ees vehkimise peale ja tegimegi siis, võtsime siis loomad. Esimene etapp oli see, et oli mul olemas mingid loomad, aga lastel läks kohe fantaasia käima, et nad saavad ju ise ka selliseid loomi teha, et meil on lihtsalt vaja paberit, kääre, pulkasi ja need loomad siis sinna pulkade otsa panna ja tegelikult selle tegevuse sisse mahub ära nii matemaatika, mina keskkond, et tegelikult see lähedal ja kaugel, et kui kaugele ma pean projektorist oma tegelase panema, et ta tekiks sinna seinale, kas siis uduse, suure või väiksena. Ja tegelikult kogu see loo jutustamine ja mis materjale me kasutame nende loomade tegemiseks, et vahet ei ole, mis värvi paberist ma teen, et seina peal on ta ikka must, sellepärast et see on varjuteater. Et selline varjuteatri tegemine jälle, et õpetaja ei vaja mitte mingisugust muud tehnoloogiat, isegi ei vaja ka seda projektorit. Et kui sul on päevavalgus ja praegu kevadine aeg, et sa saad seda varjuteatrit teha ka sellises ruumis, kus päike selle olukorra sulle tekitab. Et kui ei ole ka projektorit, et varjuteatrit saab ka ilma projektorita, saab ta tavalise lambi ja linaga teha. Et jälle, et ma usun, et varjuteater ei ole kellelegi võõras tegevus, aga nüüd, mis selle tegevuse siis meediakasvatuslikuks teeb, on need samad küsimused. Et kui me lastega olemegi arutanud nende loomade üle, millised nad võiksid olla, millised on, kui ta valib sealt nüüd hundid, vaalad, et vastavalt sellele, et ma saan ka ju need loomad ette anda, et kas need on koduloomad, kas need on Aafrika loomad või on need mingid muud tegelased või kujundid. Et siis jälle, et mis on see meediakasvatuslik pool, et jälle, et ma suunan laste teadlikkust ja huudisimu selle poole, et me ise selle loo siis konstrueerime, ehk me saame ise olla need autorid, need loo jutustajad ja ise selle loo kokku panna, et me ei pea mängima läbi täpselt sellist punamütsikest, nagu me oleme harjunud raamatust lugema, et meil võib olla hoopis 3 hunti ja tihtilugu võibki see olukord tekkida, sest et kõik poisid tahavad hundid olla, aga on ainult 1 hunt. Et jälle, et mõtestadagi seda, et seda igapäevast tegevust, mis me teeme, et ma saan sinna 1-2 meediakasvatuslikku küsimust juurde küsida, et see ei ole, meediakasvatus ei ole asi, mida ma pean hakkama nagu topelt tegema, et mul on nädalaplaan, mul on kuuplaan, kuhu ma selle meediakasvatuse panen, vaid vastupidi, et sa vaatadki oma juba olemasolevatele tegevustele peale selle pilguga, et mida ma saaksin siit ka meedia kohta neile õpetada, et natukene jälle aidata kaasa sellele, et nad oleksid ühel hetkel meediakriitilisemad ja oskaksid neid küsimusi küsida, ehk sinna kaadri taha näha, et kes seda lugu meile jutustab ja mis ta selle looga meile öelda tahab. No siia üks näide, et mida te võite
Me võiksimegi nüüd nii teha, et kuna mina olen siin hästi palju rääkinud ja oli julgeid käetõstjad, et vaatame, kas meil on julgeid mikrofoni sisse lülitajaid ka. Et ma panen siia siukse pildi, ma usun, et kõik näevad. Ja ma küsiksingi hoopis selle parempoolse küsimuse, et mida õpetaksid sellise pildiga õppekasvatustegevusvaldkondade kohta. Näiteks, et mida saaks selle pildiga matemaatika kohta lastele õpetada? Kas meil on mõni julge, kes tahaks mikrofoni sisse lülitada ja öelda, et vot sellise pildiga saaks õpetada selliseid asju. Ei pea olema ka matemaatika, et kui tuleb mingi muu mõte, võib jagada. Kas meil on mõni julge? Nii. Tiia, ma vaatan, Tiia on kirjutanud autori esilist tõstmise teemal. Kas Tiia äkki tahab? Sul selles osas on see... Ei tule head mõtted pähe praegu. Ei tule kellegi häid mõtteid. Aha. On äkki kellegi teisel, kes on kasutanud näiteks fotosi, just selliseid internetist võetud fotosi õppetegevustes? Valesi vastuseid ei ole olemas, see ei ole eksam. Et võite kes julgeb jagada, kohe jagada, et kuidas on keegi, kes on kasutanud pilte õppetöös, kuvand lastele näiteks seina peale. Hea, võib kirjutada ka. Ja, pikem, lühem, just sellised. Väga hea, võite kirjutada ka. Just, et jääkaru keskkond, et kes need on seal üldse? Täpselt, et mul on jääkäru väga raske nagu rühmaruumi tuua ja kõigil ei ole võimalust kohe Tallinna loomaaeda minna ja vaadata. Et just, et ma kasutangi pilti selleks, et näidata lastele objekte, elemente, kohti, mida mul on keeruline rühmaruumi tuua, et siis see meedium on mulle selleks käepikenduseks. Ja üldiselt, et kes ei saa mikrit sisse panna, just, et loendamine suurused, et kes seal on, nad loevad kokku super, et sellega tänane õpetaja ei jää hätta, et ma arvan, et ka video on see, mida kasutatakse hästi palju, et sa kuvad ekraanile, selle panud lastel ja nad on sul kohe selles mõttes peo peal ka, et see ei tähenda, et sa peaksid seda alati tegema, aga äkki te saate siia panna ka nüüd neid mõtteid, mis puudutab, et mida peaks küsima lastelt, et ma saaksin öelda, et aga ma nende meediateadlikkust ka kujundasin. Võt küsisin selle küsimuse ka, et võite täitsa siia kirjutada märksõnad, et mida peaks küsima, et ma saaksin öelda, et mida lapsed selle pildiga meedia kohta võiks õppida. Kas karud ka, Katrin on kirjutanud, kas karud päriselt ka salja kannavad? Super, sa ei pea mõtlema mingit pikka tegevuskava, piisab, kui sa ühe sihukese küsimuse sinna küsid, et kuulge, et kas karudel on päriselt ka sallid ja tegelikult sa näed lapsi, kes ütlevad, et jaa ja mõni ütlebki, et ma olen näinud ja need ongi, et lastele ka anda see signaal, et see ei ole vale. Et räägi, kus sa siis oled näinud ja sealt tulevad mingid väga huvitavad seisukohad ja tegelikult, et sa näedki ära, sa õpid ka nii-öelda seda lastemaailma tundma, et kuidas nemad tõlgendavad seda, mida nad näevad, et kas see on vildakas, kas me peame sellega veel natuke tööd tegema või sealt tulevad väga huvitavad seisukohad, et mida mina olen alati avastanud, et ma tavaliselt saan nende piltide ja videodega rääkima lapsed, kes muidu suud näiteks lahti ei tee. Aga kui see visuaal on tal näha, ta teeb. Väga hea, et kes võis selle pildi teha, et kas sina oskad seda, et kui on jääkaru ja me räägime, et me ei saa karudele nii lähedale seista, aga kus see fotograaf on siis olnud. Et väga hea, et jälle, et kas see pilt on päris loodusest või on lavastatud. Just. Et juba, kas lehmad on lillad küsimus, samamoodi. Et see ei ole laste fantaasia äravõtmine, vaid see on tegelikult, et sa avad mingi uue platvormi selleks, et me saame siit edasi minna. Ja jällegi, et teinekord sa võid kasutada ajakirju. Jälle, et kui sa õpetajana tunned, et meil ei ole neid vahendeid, mul ei ole projektorit, ma ei saa seinale. Ajakirjad ja ajalehed on väga tänuväärne materjal, kus lastega arutleda, et kas see ajakiri, kellele see ajakiri võiks olla suunatud. Nad otsustavad üldjuhul piltide järgi, et üks kolleegi näide oli, et andis pere- ja koduajakirja koolieelikutele ja nemad tituleerisid selle beebide ajakirjaks, sest et kõige rohkem reklaame oli
beebide teemal, et see perekodu ajakiri, et kas sellised nii-öelda meediamängud lastega on igati tervitatavad ja tegelikult säästavad ka õpetajad sellest, et kui sa alguses tunned, et kogu see tehnoloogia on nagu liiga palju, aga samas ma õpetajana tunnen vastutust, et ma peaksin nende teemadega tegelema. Et siis meediakasvatus on see hea tööriist, millega sa saad seda teha. Just, et kas pingviinid ja karud elavad ühes kohas ja et see puhas mina ja keskkond, aga näe, arvutis saame panna nad kokku ja et kuidas see käib ja sealt lastel tekivad veel lisaküsimused, et selles mõttes on see meediakasvatus ka selline hea vahend küsida laste käest seda sisendit, et nad ise hakkavad sulle rääkima ja pakkuma seda sisu, kus sa saad aru, et see on väga hea, siin me saame neid teemasid arutleda. Ma panen siia veel mõned, et aega kokku hoida, et näidata teile veel paari materjali, et käpapatrull, et jällegi, et mul üks kolleeg ütles, et issand, et kus ma peaks teadma, mis on need laste lemmikud, et ongi, et küsi nende käest, nad räägivad, jälgi nende mängu, et jälle, et käpapatrull võimaldab väga palju teemasid, sõprus, üksteise abistamine, koostöö, ootamine, et kõik sellised oskused, mida me lasteaias kogu aeg lihvime, kujundame, toetame, et ma kasutan siis aeg-ajalt seda käpapatrulli selleks, et näiteks sõprusest rääkida, et kui keegi läheb jälle kellegiga kiskuma, lööma, me ei saa läbi, et kuidas me lahendame seda olukorda. Teen ühe näite teile siia veel, et mida siis veel võib õpetaja kasutada, kui on piiratud vahendid või enda digipädevused ei ole nii, et ei tunne ennast nüüd, et mul on kõik need peo peal kool. Et mida mina hästi palju kasutan, ongi selliste meediaelementide nii-öelda lahtivõtmist, et näiteks kuulamist. Ja siin on ka kas muusikaõpetajad, väga tänuväärne selline materjal, kes aitavad või siis tõesti, et ma otsingi välja, lasen näiteks nutitelefonist, ei pea alati olema see arvuti ja kõlarid, et kui kõik on rühmas tasa või kui mul on ainult need 6 last või 7 last, et me teeme seda näiteks grupis, et ma lasengi oma nutitelefonist ja ma ei näita neile. Esiteks paljudel tekib see, et kus see heli tuleb. Et mis mina nende meediamängudega olen avastanud, et väga paljud lapsed, nad ei saa aru, mis asi on raadio. Nad ei ole harjunud kuulama. Et minu suve soovitus alati on olnud ka vanematel, et ärge pange pilti, pange ainult heli. Et tegelikult need samad multifilmid ja laste lemmikud, et las nad kuulavad ühe korra seda sama multikat, mida nad on iga päev harjunud vaatama, et näiteks meil kodus lapsed tahavad Lotte ja Kuukivi saladust kuulata, mitte vaadata, et nad ütlevadki, emme, et kuulame, et ära pilti pane. Ja teeme teiega ka ühe sellise, et ma panen mängima, sa kuula ja sa mõtle siin juures siis sellele, et mida sa kuuled, milliseid helisi, võib-olla sa kuuled kedagi konkreetset, mis võiks toimuda ja kus see tegevus võiks toimuda. Ja tegelikult lastega ka, et mida väiksemad on, piisab ühest küsimusest, et mida sa üldse kuuled ja kuulata näiteks 2 korda. Mida vanemad lapsed saab neid küsimusi rohkem panna, et näiteks kus see tegevus toimub. No proovime ka. Nii. Ja vaatame, kas võite täitsa kirjutada ja osad ei kuulnud üldse midagi. Võib-olla jäi liiga vaikseks. Kas keegi kõik kuulsid ainult kahinat. Võib-olla see ei tulnud läbi nii hästi. Ei tulnud läbi. Äkki see oli liiga vaikne. Ma vaatan, kas ma saan.
Okei, millegipärast see heli, ma ei tea, kas Tiiu sulle tuli heli läbi või? Mulle ka ei tulnud. Väga huvitav, et enne võib-olla see, okei. Et ma saan teha nii, et tegelikult see, mis siin on, et ühesõnaga see mõte on siis selles, et sa saad siis võtta mingi heli, lasta lastel kuulata ja siis pärast näidata seda pilti. Et kui millegipärast see heli läbi ei tule, et ma ei tea, kas see nüüd sellest, et see Drive'ist mängib. Et ma selle kohta täitsa võin jagada, et me BFM-iga tegime terve hunniku materjale, kus ongi õpetajale juba valmis tehtud klipid, mis ongi selliste slaidide põhimõttel, et ma saan kohe võtta ja kasutada. Et seal on Trammivasikas on selle animatsiooni nimi ja seal on sellised erinevad meediamängud, et ma saan lastega analüüsida ainult pilti, ainult heli. Heli on kiirem, heli on aeglasem, heli on keeratud tagurpidi. Et see on selline 10 kaustast koosnev materjal, et ma kindlasti panen selle siia juurde, et selline hästi lihtne võtta ja kasuta ja kui tahad, muuda ise, et kõik õigused olemas. Et ma seda kindlasti, et nad sama loogikaga on, et ja all nii-öelda märkustes on siis selline õpetajale veel lisamaterjal, et just, et kuidas seda meediakasvatust viia. Et ma selle saadan Tiiule siis ka, et kui ta täna jagab. Ja mis ma siia veel siis lõpetuseks olen veel pannud, et lisalugemist, et ma võin need ka siis välja võtta, et just selline populaarteaduslik, et need, mida mina siin teoorias tõin, olid sellised natuke teaduslikumad, aga just, et mida te saate ise lugeda, just see, et mis see meediakirjaoskus on, kuidas see lapse elumaailm on meedia vahendatud ja meediast rikastunud ja miks see meediapädevus on oluline. Ja tegelikult see võib-olla lõplik sõnum ongi see, et see meediakasvatus ei ole midagi teistsugust, uut lisatöö, vaid see, mida me juba täna teeme, aga me ei mõtesta seda meediakasvatusena, vaid pigem sellena, et ma olen lihtsalt innovaatiline õpetaja, ma kasutan kaasaegseid vahendeid, aga kui ma sinna juurde panen mõned sellised kriitilised küsimused, näiteks alustades sellest, mida mina näitasin, et siis ma saan öelda, et jah, et ma olen laste meediateadlikkust ka natukene suunanud ja kuna see eesmärk ei ole, et meie lapsed on laste lõpuks kõik meediapädevuse omandanud, vaid et ma saan öelda, et ma olen teinud neid ettevalmistavaid tegevusi, et lapsed oskavad oma meediakogemusest rääkida, nad julgevad sellest rääkida ja tegelikult sellise meediakasvatuse üks selline võtmekoht ongi just need arutelud, et laps räägib oma meediakogemusest, et alustades sellest, et kas teda kodus kuidagi piiratakse, et tal on mingi üks kindel päev, millal ta võib kasutada. Et sealt hakkavad ka need mustrid jooksma, et näiteks võib-olla ei olegi hea, et see on ka see koht, kus arenguvestlusel vanemaga rääkida, et võib-olla ei olegi vaja sellel või tollel lapsel näiteks õhtul peale kella 6 üldse ekraani, sest et see rikub ära tema unerutiini, söögirutiinid, taju on üle stimuleeritud ja mida ma olen ka ise vanematega rääkinud, et paljude jaoks ongi, et kui nad selle meediakasutuse kodus kontrolli alla saavad, siis väga paljud probleemid kaovad ära. Aga see esimene samm, et teadvustada seda, et see meedia meid mõjutab ja me saame ise seda suunata, et ta on arendav juhul, kui ma suunan, juhendan, olen lapse jaoks selle õpetaja ja juhendajana olemas või siis see, et ma ei suuna, ei juhenda, ei süvene, et siis loomulikult, et see meedia viib need lapsed ise maailma avastama. Et mida ma teil kindlasti paluks teha, et sa paned kirja, et ma tõstan äkki selle ka sinna chatti, et sa paned, et sa võid ka täiesti peale seda salvestust, sa saaksid linkida sinna, et see on selline anonüümne sein, kus sa saad, siin on niisugune plussmärk nii nutiseadmes kui ka arvutis, et kui sa siin peal vajutad, et sa saad kirjutadagi mingi olulise taipamise, mis sul täna oli näiteks, et meediakasvatus on täiesti tehtav. Et kirjutada siia, on lahe ja sa võid ka siia alla tegelikult, et see on nagu suur, et ma teen seda iga päev. Nii, ja panedki saada, et ta ilmub siia kohe. Et see võib olla tänane oluline taipamine sinu jaoks
võib-olla oli midagi täiesti uut, mida sa varem ei teadnud või sa nägid, et et seda kõike ma tean, midagi uut ei olnud, aga mulle tundub, et ma olen asjadest õigesti aru saanud või lihtsalt kommentaar. Et ma olen kogenud seda, teist või kolmandat või on kellelgi midagi hästi konkreetset, et mis on näiteks, et kas meediakasutus on täiesti käest ära, et ma usun, et seda tänased õpetajad kõik on tajunud, et tänased lapsed, kes lasteaeda tulevad, on meedia meelevallas. Ta annab errori. Okei. Ma vaatan, kui ma siit võtan. Ma panen siit korra kinni. Nii. Vaatan korra, kas ma võtan selle lingi siit. Ja kopi proovime nüüd uuesti, kas ta siis annab. Ma saan aru, et sul on kõigi e-posti aadressid olemas. Jah, et siis ma saatan Tiiule kõik koondmaterjali, et te saate siis kätte. Ja panen sinna alla ka oma selle ülikooli e-posti, et kui kellelgi on mingid personaalsed küsimust just selles osas, et kui näiteks vanemaid nõustada või midagi hästi konkreetset, et siis võib ka alati mulle kirjutada, et selliste meediateemadega ma hea meelega nõustan ja jagan infot. Ma loodan, et see Padleti link nüüd läks õigeks. Ja võib ka sinna seinale otse mingi küsimuse panna, et see jääb teile praegu lahti, et ma panen selle seina lingi sinna materjalidesse ka. Kõigil on materjali soov, kõik tahavad õppima hakata. Ja, et Eesti just, et meediakasvatus on täiesti, et eesti keeles on juba materjali saadav, rohkem on küll inglise keeles, aga eesti keeles on ka üht-teist täitsa olemas. Nii et. Ja ma ei teagi, minu poolt on kõik, et